maas ning Kalev selja taga 6 punkti kaugusel. Aga see kohtumine alanud, Tomi Rahula vilistab selle mängu alanuks, tema siis mängitakse keskelt ja rahulikult ja viiakse pall üle vasakule äärele. Ja sealt tuleb ka kauglöök ja tuleb 1-0 ja oi kui ilusti tuleb sealt 17. minutil. Ja ei ole Hendrik Vainul väga palju teha selles olukorras, kui selline pomm ja vaatame nüüd kohe, kes see lõi ka täpselt. Igatahes Pärnu rannastaadioni võtab õige vaikseks selline purakas, kes on see Krutogolov, kes sealt vasakult äärelt tuleb sisse ja kasti tagant vajutab ning vajutab nii ilusti, et ainult sahiseb. Aga sisuliselt vastab Levadia ka, kui läheb vasakule äärele tsooni, kus oma mehi ei ole ja nüüd eksib Vainu väga pahasti. Suluseisu ei ole siin, pall on värava all ja pall on teist korda võrgus ning selle värava ehitab nüüd küll Vaprus endale ise täiesti selgelt. No veel oli seal õnne ka, et joone peal ei osatud vastu meest lüüa, kes seal seisis, aga see nüüd läheb küll Vainu kapsaaeda kõvasti, sellepärast et läks sealt lühikesega mängima ja Levadia mehed on nii kõrgelt ju peal, seda on näha olnud täna juba mitmes olukorras, et seal ei ole vaja selliseid asjatuid riske võtta ning 32. minutil Erik Utko pika sammuga läheb värava alla veel ja nüüd Vainu võtab selle ära ja kaitsjad saavad jaole. Oli väga hea võimalus praegu Levadia kolmandaks ja kiirustab praegu kaitsest lahti mängides või välja mängides Mõtt ka. Jaoset senderdus värava ette ja veel tuleb kaugelt löök ja nüüd on 3-0 olemas. Ja lööb kolmand ära Levadia ning oma teise selles kohtumises Anton Krutogolov. 2 korda on saanud kasti tagant lüüa ja 2 korda on täpne olnud. Just siis, kui tundus, et Vaprus hakkab nagu mängu tagasi tulema, siis nagu selge koht, kus annab juurde panna, mitte ise rumalusi teha. Pooleks 45 on täis ja tuleb ka vist minut juurde, kui õigesti näen. Ja nüüd väraval pall ja pall võrgus ka, nii et ühe lööb ikkagi siit Vaprus tagasi ning Georg Krahv õigel ajal õiges kohas lükkab palli väravasse ja see on selles mõttes hea, et tõstab praegu Vapruse tuju ja tõstab ka meie lootust, et teisel poolel me saame veel mängu näha. Keskväljal Rasmus Ilves, Rikko Veensalu, Ander Paabut ja nüüd vahetusest tulnud Greger Könninge. Siit veel üks võimalus ja 4. ikkagi tuleb ära. 4. tuleb ära ja Artjom Komlov ja näeme, et seal on harjutatud ka neid tähistusi. Ja jälle selle ehitas kuidagi moodi Pärnu endale ikkagi ise. Nii et see hea hoog, mis sisse just kui saadi poole viimaste minutitega, see nüüd läks jälle. See oli vist siiski number 9, Artjom Komlov, jah, kes seal praegu selle ära lõi. Aga ega väga suurt vahet ei ole. Enne tuleb Levadia kiiresti ja suurte jõududega ja hulga kaupa ning Krutogolovilt head senderdus. Ja nüüd veel teine pall võetakse ja tuleb sealt ka 5-1 ning on see jälle Komlov, kes on nüüd siis üle võtnud Krutogolovilt värava löömise. Ja 5-1 juba. Levadia ees, neil on veel pea pool tundi mängida ja juba on kätte saadud see skoor, mis Elva vastu tehti, nii et liinin tõusta ning mängida söödu ette ka. Ja siit Kanovil võimalus, keskele veel sööt natukene selja taha jääb see, aga küsimist on seal õigusel ja ikka lükatakse ära lõpuks. Mida õigus ei lükka, selle Dronov ise lükkab ning tuleb siit 6 juba Levadiale ja 6-1. Ning seda siis Nikita Dronovi väravast. Ise ta sealt ääre pealt tulema hakkas. Ei, vabandust, ei ole see 19 Dronov, vaid see on käigule olnud. Mulle tundub, et neid üleminutid ei tulegi, vaid Tomi Rahul vilistab selle kohtumise lõppenuks 6-1. See skoor räägib enda eest, aga
mida räägivad meile mehed, kes väljakul käisid, seda püüame ka teada saada, katsume kellegi kinni püüda platsilt ning ärge teie kuskile kaduge, jääge ootele.